Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, aasta 2023 on möödunud linnutiivul ja aeg on Matšpalli podcastil jälle kokku võtta see aasta edetabeli kujul. Meil on 14 sündmust või nähtust, mis on meil sõelale ja meelde kõige paremini südamesse jäänud sellest aastast. Täna saates saatejuht Gunnar Leheste ja kaassaatejuht Riho Kallus, nagu alati. Tervist! Ja oleme külaliste toolidele istutanud täna Toomas Kuuma. Tervist! Ja Alo Ojassalu. Tere! Meil täna stuudios on natukene pidulikum päev kui tavaliselt, sest on meil Delfi meedia toimetuses totakate jõulukampsunite päev. Ja sellest dresscode'ist on 2 liiget 4 ka kinni pidanud. Alol on võib-olla selline kampsun, kus pärast kui pilti teeme, peab mõned tähed kinni katma, sest USAs müüakse igasugust kraami, jah? Täpselt nii see on. Me asutame uue partei, kampsunite partei. Alo tükk aega mõtles, kas ta julgeb selle kampsuni selga panna või julge? Ja, liftis oli sul veel teine kampsun. nagu korralikul staaril mitu riietust. Ise värvu või muudab värvi, nagu kameel. Okay. Aga ma mõtlesin, et enne kui me lähme selle top 14 juurde, siis olgu veel öelda, et me teeme selle saate 2 osas kuulamiseks, et ei läheks üks osa liiga pikaks, võtame 7 ja 7. Et enne kui me lähme selle edetabeli juurde, mis sai siis kokku pandud meie kõikide hääletustulemuste põhjal, siis võib-olla igaüks räägib võib-olla ühe sellise sündmuse, mis jäi talle kõige eredamalt sellest aastast meelde, mõni tennisega seotud asi, mille hõngu ta ise tundis, kus ta ise kõrval, mitte telekast nähtu. Ma ise, loomulikult kõige igavam oleks öelda, et Anett Kontaveidi lõpetamine ja loomulikult see oli kõige suurem asi, aga ma panen siia väikse vimka ja ütlen, et see showturniir, mis oli Eestikate raames, seal ajakirjanikud said ajaloolise 3. koha. Mina olin kapteni rollis. Ja 4 võistkond oli ainult või? Ei olnud, seal oli ikka kõik kogu pande kohal. Ja ma arvan, et kapteni kangelaslikkus visata reket käest ja anda see noor reporter Ken Toor Abramsi kätte mängiski rolli selles 3. kohas. Ken Toor, vana tennisist ja selle 3. koha meile koju tõi. Riho, sinu aasta hetk? Jah, kui sa juba ütlesid ära, et ärme igavatest asjast räägi, siis... No me räägime sellest nagunii. Jah, aga ikkagi kuna ma isiklikult olin ka selle Aneti lõpetamise üritusega seotud, siis ikkagi see moment, kui see matš lõppes ja rahvas hakkas aplodeerima ja seal oli näha ikkagi väga-väga palju inimesi, kellel olid silmad märjad, kaasa arvatud minul. Et see aplaus kestis väga pikalt ja see hetk, ma arvan, et jääb eluks ajaks meelde kuidagi just täpselt see moment. Toomas? No jah, me ei saa olla originaalne, et tegelikult, kuna ma ka olin seotud küll kommenteerimisega ja olin koha peal, et see emotsioon ja pärast tegelikult see intervjuu, mis anti Roald Johansonile andis Anett, kogu see üritus, et ütleme, see ikkagi jääb meelde. Kui me räägime just sellest, et mis jääb, mitte ainult sel aastal oli meelde, vaid mis jääb, ütleme, elu lõpuni meelde, et ma lähtun sellest, siis fakt on see, et see sündmus kindlasti ja mis teeb selle nagu võib-olla veel sündmuse, miks just see sündmus, mitte ainult see, mis seal toimus, vaid ikkagi Aneti näol tegemist väga intelligentse sportlasega ja kui sa kuuled tema intervjuusid ja kõike, siis sa näed, et tegemist on ikkagi üpris nii-öelda tervikliku inimesega, et ei ole ainult seal kuskil saalis, ma ei tea, muskleid arendanud või tehnikat, et see, kõik see kogu see pakett nii-öelda, et see on uskumatu. Alo, oled sa originaalsem kuidagi pidi? Ei ole. Esiteks sa ründasid nii ootamatult, aga praegust mul oli aega siin teistele rääkimise all mõelda, aga ei ole jah, ei ole ühtegi sellest aastast, kui sa räägid otsest tennisekogemus, siis ei ole jah, Anett ei saa millegi võrrelda. Nii ta vist kipub olema, eks ma selle huvides, et oleks natukene originaalsem, võtsin ka sellise random teema endale, aga hakkame siis pihta. Meie edetabeliga
on sellised lood, et ta on koostatud meie vaatevinklist, nii nagu meie mätta otsast kõige paremini tundub. Tennisega on nii, et mänge on ju kümneid, kui mitte sadu tuhandeid, mis üle maailma peetakse ja iga riigi matšpalli podcast võiks koostada oma edetabelid ja hommikul tööle tulles kuulasingi ühte välismaist tennise podcasti, kus oli hoopis teistsugune edetabel, hoopis teistsugused teemad, aga olid ka mõned need teemad, mis meil sees on. Loomulikult ei olnud seal teemad, mis meil platseerus 14. kohale ja need on Eesti meistrivõistlused suvel Kalevi tenniseväljakutel. Eesti meistriteks tulid esimest korda Daniil Klinka ja Mailen Nuudi. Klinka võitis siis finaalis Markus Mölderit 4 setis ja Mailen Nuudi alistas 3. asetusega Angeelika Koskeli. Nuudi ise oli teisena asetatud. See mäng läks väga ühepoolseks 6-1, 6-0 ja niimoodi ta oli. Mis mulle sellest pikast Eesti meistrivõistlustest kõige rohkem hinge läks, oli see, et Klinka üritas ju võidukõnet pidada eesti keeles ja purssis tegelikult päris toredasti välja. On aru saada, et eesti keel ei ole tal kõige mugavam, aru saada, et veel põhjustel, aga minu respekti ta selle avaldusega küll sai. Nõus, ma peaks üldse ütlema, et ma siia toon ühe teise sportlase sisse, äsja medaleid võitnud Eneli Jefimova, kes autasustamisel laulis hümni, Narvast pärit tüdruk. Sillamäelt. Või Sillamäelt õigem, no jah, seal on tal tegelikult sugulased elavad ka Narvas, ma tean tema suhteliselt lähedasi sugulasi, isegi on seal tennisega seotud isegi natuke ja et see ongi väga hea näide, mis sa tõid ja sellest peaksid eestkuju võtma siis ka teatud hulk inimesi, kes meil Eestimaal elavad. Aga ma tooksin Eesti meistrivõistlustel veel selle nüansi, et ikkagi Markus Mölder jättis finaalis, lõpupoole seal Daniili ülekaal ütleme, sai maksma ja oli näha nagu ikkagi lõpuks selline klassivahe teatav, aga see mängu esimene pool näitas Markus Mölderi võimeid ja see oli nagu hästi positiivne ja mis puudutab naiste poolelt, siis Mailen üldse suvel, kui ta nüüd mängis ka Pärnus, tema mäng on muutunud palju küpsemaks ja ma hindan just nagu sellist taktikalist poolt ja võitluslikkus sellist, et ei viska nagu püssi põõsasse, et väga ka jättis hea mulje ja seal finaalis oli ta lihtsalt tõesti mäekõrguselt üle, aga mul rohkem midagi Eesti meistrivõistluste osas lisada ei oleks. Tegelikult mõlemad meistrid selles mõttes huvitavad, et mõlemad on 23-aastased ja mõlemad tegid sel aastal oma parima hooaja, mis edetabeli kohta puudutab. Klinka võitis ju esimese ITF turniiri, millal see nüüd oli, oktoobris Prantsusmaal Forbachis ja Nuudi, kes treenib siis Belgias, Klinka vist treenib Prantsusmaal, eks? Prantsuse treener. Jah, ta treenib praegu Prantsusmaal koos Karl-Kiur Saarega. Kui Klinka alustas aastat 798. kohalt ja on praeguseks jõudnud 499. siis Nuudi alustas 589. kohalt või vähemalt see oli ta kõige madalam ja on praegult 477. Tõsi, turniirivõiduni Nuudi sel aastal jõudnud, temal on 2 ITF tiitlit ja mõlemad eelmisest aastast. Arvestas, et Klinka võitis. Klinka võitis, jah. 23-aastased ja sellised edetabeli kohad, mis perspektiivi ja potentsiaaliga Eesti meistritest me räägime? Algatuseks ütlen, et kahjuks ma ei olnud Tallinnas finaalide ajal, et Eesti meistrivõistlusi, et nägin kuni finaali ennast Mölder, seda vaatasin arvutist, oli see Delfi või? Delfi ikka. Delfi, jah. Toomas Indrek kommenteeris, jah. Okei. Et aga jah, ma olen nagu selline Möldri heas mõttes fänn olnud selles suhtes, et tema mäng on mulle kogu aeg meeldinud. Kas nüüd keha ja kõik muud alla järgi tuleb ja millal esimesed sellised tulemused, mida saab tulemusteks pidada, tulevad, ei tea, meeste tennis näitab, nüüd noorteklass on läbi. Aga tore, et Klinka on muidugi nüüd on mingisuguse ütleme sellise kvaliteedi saavutanud, ütleme tulemusi jälginud. Ma ei ole ta mänge näinud väga palju, et
Lajalit ma püüan pidevalt jälgida, aga Klinkat mitte. Saame näha, 23 ei ole meestes mingi selline tapvalt vana, on ju. Naistega eriteema, ega ta ka ei ole tapvalt vana, aga jah, et ma siin täna eile õhtul teile saatsin niimoodi, et saateks valmistuses tegin tööd, mida ma tavaliselt ei tee. Natuke selline ja isegi on sellised, peetakse selliseid eraldi edetabeleid teatud vanustele. Kuidas areng toimub, jah? No jah, et mis seisus see maailmatennis üldse on, aga seal tuleb ka statistika kuni 22 aastaseni, et selles suhtes midagi see näitab. Ja siis statistika hakkab jälle 33. eluaastast. Ehk siis need on nagu kaks otsa tennises, kus ühte peetakse arenguks, teist tubli kui veel mängida, eks. Aga leidsin muuseas 2 meie mängijat siit edasi. No nii. Lajal 14. kohalt, ehk siis oma vanuste. Ja Kaia oli vist 8, jään praegust vastuse võlgu, aga Kaia oli ka ilusasti edetabelis. Ehk siis Lajal on enda vanuste edetabelis 14. See on kuni 22. Ei ole, ainult. Lajal on kuni 20. Ma mõtlesin see edetabel, et ikkagi kuni 22 ei oleks saanud nii kõrgel olla. Maailma 14. ei kõla üldse halvasti. Ütleme, et oma vanustes on noorem, siin on iga aasta eraldi toodud, kes ei ole veel 18, kes ei ole veel 19 ja nii edasi. Aga Kaia vist peaks ikka olema esimene enda vanused ja vanemad. Minu meelest ta peaks olema... Seda ei ole, ma ütlesin, et vanematega on edetabel, mis lõpeb on 33. No vahepeal oli ta igal üle esisaja kõige vanem mängija on olnud. Absoluutselt, ja 33 oli ta vist 16, kui ma ei eksi. Ja ega meestest polnud seal ka kedagi rohkem, kui oli ainult John Isner, kes lõpetas ka juba ära, nii et... Avalda oma allikas ka, äkki lugejad, kuulajad tahavad ka. See on selline tennisaprakt.com. Et need ei ole mingid ametlikud edetabelid, aga sealt saab nagu sellise hästi-hästi huvitava ülevaate, et sa näed ära, mis vanuses mängija kuskil on, kus ta on, alla 21 aastaste edetabel on muidugi muljad tekitav praegust, aga tegelikult ma hüppan vahele, ma tean, et seda meil nimekirjas ei ole, aga ma eile õhtul saatsin selle, et üks selline huvitav asi on, et kuna meeste tennist olen päris pikalt jälginud ja viimane selline ütleme, heas mõttes tappev sünniaasta oli 81-82, kus ühel aja hetkel oli ATP 20 edetabelis 16 mängijat sellest sünniaastast. See on lõpmatuseni võib lugeda. Federer, Rodik, Nalbadjan, Goorja, peaaegu meie Jarko Nieminen on ju, et see oli selline huvitav sünniaasta ja nüüd ma tõmbasin paralleeli, kuna mul oli Orange Bowli kogemus, kus 8. paigutus oli Tommy Robredo 282 ATP. Vaat selline aeg oli olemas kunagi. Siis täna oleks pilt peaaegu sama, kui paremad noored mängiks, miskipärast on täna selline asi, et nad ei mängi noori. Aga kui nad mängiks, siis oleks 8. paigutus, ma vaatasin praegust 380 ATP noortest. See on sellist asja, mina pole 23 aastat näinud. Oli vahepeal üks head sünniaastat 86-87, aga seal oli ka 4-5 mängijad. Aga kes esimene paigutus oleks? Esimene paigutus oleks noortest, mul oligi sellepärast, et ma sain huvitavaid nimesid teada. Ma ei olnud neid teada. Esimene oleks Dino Pričmić, teine oleks Jakub Mensik, kolmas Jungcheng Zhang, neljas Gabriel Debru ja ATP tabelist leidsin isegi 15-aastaseid poisse. See aasta oli selline löödi see Auger rekord ära, et üks 14-aastane võitis ATP ringi. Et selline asi on. 3 aasta pärast me räägime nendest siin aasta lõpu saates. Jah, kui sa siin kui läbi ei põle. kui sa ATP-s vaatad 17 ja nooremaid mängijaid, siis on neid ikkagi 7 tükki ja see on päris korralik arv. Ütleme, me räägime sünniaastastest 2006, 2007 ja isegi üks 2008 poiss on ju, et see on ikka päris pull asi seda statistikat vaadata, aga jah, ma veel kord kordan, ma olen jälginud seda ja sellist pulli pole olnud. Et kindlasti tennises, me hiljem tuleme sinna Djokovic'i teema juurde, kindlasti tennises lähiaastatel toimub mingi krikk ära.
et mingi põlvkonna vahetus ja see põlvkond ilmselt kõik need Alcarasid, Sinnerid, see jääb nüüd järgmiseks 10-15 aastaks aruteluks. Võib-olla selle punkti lõpetuseks veel Danilist nii palju, mulle isiklikult ta väga-väga meeldib ja ausalt öeldes pigem ma olen võib-olla siin juba niimoodi oodanud ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal, et kas millal see läbimurre võiks Danili puhul tulla, aga mine sa tea, kui oluline võis tegelikult see Eesti meistri tiitli saavutamine Danili jaoks olla, sest et nagu sa korra mainisid, esimene Futures turniiri võit, aga tegelikult võib-olla vaata, et veelgi olulisem oli see, ta mängis ju Itaalias Ortiseis, mängis ATP Challenger turniiri, kus ta esimest korda siis mängis ennast kvalifikatsioonist läbi, selle samal turniiril mängis ka Mark kaasa ja Danil jõudis seal kaugemale, Danil jõudis veerandfinaali, nii et noh, need on head märgid, et võib-olla midagi hakkab muutuma, ta on võimeline juba selliste 200-300 meestega ikkagi juba neid lõputama. Kvaliteeti tulnud tulemust. Just sellist mängu ühtlust, et noh, ütleme see kogu mäng suudab seda teatud mingit kvaliteeti hoida. Et see võib-olla kõikumine ei ole nii suur, aga teisest küljest ka veel, et ütleme nüüd need noored tulevad veel, noh, kellest me räägime veel, tulevad peale siis Mark, see tegelikult mõjutab ka neid kõrval olevaid mängi. Oota, Mark on noor. Ei no Mark ongi noor, aga ma räägin Danilist praegu selles mõttes, et see, kui on kõrval need noored tulevad... Danil on ka noor, noh. No Danil on ka noor, jah, aga no 23 ikkagi paar aastat ikka vanem. Ma mõtlen seda just, et kui keegi nii-öelda tõuseb edetabelis ja häid tulemusi, see tiivustab ka sind igal juhul. Sest ma usun, et ka ujumises, ma tulin korra tagasi, et kui võeti need intervjuusid lennujaamas, kohe teised ujud olid ka kohe nägu säras, et ma tahan nüüd, et ikkagi keegi suudab meil häid tulemusi nende ja see kõik on seotud. Ja sellepärast öeldakse, miks tulebki lainetena vahest, et ühel hetkel on naised, kohe mitu naist on kuskil kõrgel, siis praegu tundub, et lähiaastad on Eesti meeste tennises on potentsiaalselt võib väga hea aeg olla. Ta ongi juba sinna poole liikumas, aga see potentsiaal on olemas. Ka kõik need nimed, mis ma siin vahepeal enne mainin, sealhulgas ka Markus Mölder. See oli siis 14. koht ja Eesti meistrivõistlused ja värsked Eesti meistrid. Liigume edasi 13. koha juurde. Ei liigu väga kaugele Eestist, räägime Eesti Davis Cupi aastast, mis algas tegelikult natuke traagiliselt. Eesti meeskond sai Jamaikal disklahvi, mis siis täpsemalt juhtus see, et Christian Tamm oli see siis pühapäevane päev ja oli siis Eesti 1-2 kaotusseisus ja mitmes mäng see nüüd oli, 4. või 4. peaks siis olema ja mängis vastaste esireketi Blaise Bicknelliga ja kaotas selle esimese seti kiires lõppmängus ja siis kohe pärast esimese seti kaotust loopis reketit natukene hooletult, lendas selja taha joonekohtuniku jala vastu ja seal reeglid ei anna väga painutamiseks ruumi ja tuli Tamm diskvalifitseerida, loomulikult Tamm väga löödud. Eesti sai sellest 1-3 kaotuse ja Tamm vabandas siis ka Delfi vahendusel Eesti Tenniseliidu, Eesti rahva ja sponsorite ees. Kui rääkida sellest päevast, siis on kellelgi midagi lisada peale selle, et väga õnnetu juhtum? No loomulikult selle tahaks ruttu ära unustada selle vahejuhtumi, kuigi tegelikult enne seda Tamme intsidenti olukord oli juba Eesti jaoks suhteliselt keeruline ja ega see matš oleks võinud niigi lõppeda kaotusega, sõltumata sellest, kas Tammel see reket sealt oleks lennanud või mitte. Aga nagu Toomas juba korra mainis, mina olen ka väga optimistlik ja julgen arvata, et siin võib-olla järgmise paari aasta jooksul ikkagi Eesti Davis Cupi pink ei ole kunagi olnud nii pikk, kui me just vaatame nagu nii-öelda mitte juba nagu esireketi mõttes, jah, Jürgen Zopp oli loomulikult siin ikkagi kõrgemal kui praegu Mark, aga just, et meie teine, kolmas, neljas mees, kui me peame silmas siin praegu võib-olla Danili ja Oliver Ojakääru ja Markus Mölderit ja mine sa tea, võib-olla ka Christian Tamm saab uuesti terveks, et siis just selles mõttes, kui mehed püsivad terved, siis see Davis Cup saab olema väga-väga huvitav. Aga mis siis edasi sai sellest Davis Cupi aastast? Sai see, et me langesime ju 3. gruppi selle Jamaika matšiga ja juunis toimus 3. grupi turniir Küprosel Larnakas. Seal läks meil kergelt. Võitsime 2-1 Montenegrot, 3-0 San Marinot ja 2-0 Moldovat.
ja pääsesime teise grupi ülemineku mängudele ja mis peaks toimuma nüüd reeglite kohaselt veebruaris Iraanis. Iraani meist keegi minna ei taha, aga ITF meil sinna minna käsib. Toomas, võib-olla sina oled pumbale kõige lähemal. Mis on viimane? Ma korra ütlen, et see, mis suvel oli, seal oli tegelikult ikka üks raske moment ka seal olulises paaris mängus, kui ma eksi, seal oli vist päästeti sõitpalle ja et see ei olnud päris nii kergelt ei läinudki, see on üks oluline mäng, mis oleks võinud ka minna teisipidi, aga lõpuks oli kõik okei. No mis seal öelda, et ega Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon ja ütleme see Davis Cupi nõukogu või ütleme see komitee, kes siis neid otsuseid langetab, et seal ma tean seda küll, et seal on mõnede riikide esindajad mõistavad meie poolset seisukohta ja tegelikult, see on nagu tüüpiline, kui sa vaatad kogu üldse Euroopas poliitikat ja et meie sugunud väiksem riik ütleb, meil on siin toetus olemas ja aga reaalsus on ikkagi see, et tooni annavad ikkagi kõikides nendes nõukogudes, komiteedes, kas siis suuremad riigid või siis need peamehed või ütleme niimoodi, et kes on need juhtorganis, võib-olla kelle käes on see jäme ots, et meile antakse küll alati sellist võib-olla signaal, et jah, et me mõistame teid. Et ma tahan lihtsalt seda öelda, et kui nüüd see tõesti lõpeb, ma nüüd ei teagi, seal on vist tähtajad alles tulemas vist, eks on ju nüüd lõplikult. Et kui me tõesti sinna ei lähe, seal on küsimus selles, et mis siis see, ütleme sel juhul, kui me ei sõida sinna, et mis see sanktsioon on. Võib väga pehme olla reaktsioon, lihtsalt läheb kaotuskirja, võib-olla väike mingi trahv näiteks, aga teoreetiliselt on seal need punktid, mis võimaldavad, kuigi me just rääkisime, need Davis Cupi koondisel me nagu kokkuvõttes loodame väga palju lähiaastatel, et oleneb, kuidas nad sinna reageerivad. Seal on nagu probleem ka selles lihtsalt, et okei, et seal on vist, ma ei tea, kas üks või ma ei tea, ITF-i turniir seal toimunud või ei, seal ikka toimub midagi toimub, aga see osalejad, kes seal on, kui sa näed, kes seal mängivad, seal ei ole väga see rahvusvaheline, ütleme, see pilt ei ole kirju, et nagu toimub ja justkui midagi seal nagu otseselt ohtu ei ole. Ma arvan, siin on lihtsalt see lisakontekst, et Iraani roll, võib-olla praegu räägitakse natuke vähem, ütleme need konfliktid, mis on nii ütleme Gaza sektori seal ja ütleme Iisraeli kõrval ja siis veel see Venemaa-Ukraina sõda, et ütleme, seal on ka kuidagi Iraani roll on ju ka ilmselge, et ma ütlen, et see oleks nüüd põhjus, et miks me ei sõida, aga lihtsalt see taustal mõjub, et teoreetiliselt võib ju lihtsalt päevapealt midagi juhtuda ja kohe see olukord muutuda näiteks ebaturvalisemaks, aga ma olen seda kirja näinud ja seal oli konkreetselt, et ei, et me hindame, et seal ei ole mingit ohtu ja samas meie välisministeerium ei soovita eestlastel, Eesti kodanikel sinna lennata. Samas trükid sisse näiteks, ma ei tea, selline reisifirma nagu albion.ee ja näed, et Iraan, suur ringreis, 4. aprill kuni 17. aprill, et sa saad osta endale reisipaketi veel Iraani Eestist. Ja ma olen kuulnud inimestelt, kes on seal käinud, tegelikult ka nii-öelda kõrvakommentajad tegelikult ütlevad, et ega sa visuaalselt niimoodi et kõik on nagu just okei, sest tegelikult on ju perioode, kus Iraanis on ju suhteliselt isegi see väga euroopalik olnud, et ütleme, nüüd on jälle vahepeal natukene võib-olla rohkem neid kruvisid kinni keeratud, et ütleme, see pilt võib-olla, see sõltub ka piirkonniti seal hästi palju, et kuhu sa satud. Et ma ei oska siin öelda, et mis see lõpplahendus tuleb. Ma isegi ei välista, et me võib-olla isegi lõpuks sõidame ikkagi kohale isegi. Ja ma ei ole ka selle ala ekspert, ainuke asi, mis muret tekitab, ma rääksin tenniseliidu juhi Allar Hindiga ja seal võimalikud variandid, millised võivad need trahvid olla, kuni selleni välja, et me ei saa tükk aega mängida Davis Cupi. See on see kõige hullem variant. See on see kõige hullem variant, et kui me nüüd, küll, ja meil on tegelikult ju oluline matš, et matši võitja pääseb ju maailma teise gruppi. Et see, kui see nüüd meil pikaks ajaks selle Davis Cupi asja kuidagi untsu keerab, nüüd sellest on nagu väga kahju. No see, mis ma mainisingi, et küsimus, et seal on väga see lahendus või ütleme, või see, kui nüüd ei toimu seda mängu, seal on neid variante niivõrd palju, seal on mingi 4-5 stsenaariumi, mis võib olla. No minu arvamus on, et igal juhul see mäng toimub, et seal ei ole, ma tean, et leedulastel oli sarnane kogemus paar aastat tagasi, ma proovin siin kiiruga leida, aga ma hästi praegust ei leia Leedu tennise ajalugu, kuna mu hea sõber on Leedu tennise kapten, siis ta rääkis seda, et nad proovisid igatepidi. Mul ei tule riik ette, kuhu nad pidid sõitma, mingisugune selline kolle täpselt samamoodi. Ja siis lõppes seal sõjaväelise Myanmar või mingi selline kaitsega, et mängisid tennisestaadioni peal, olid automaatorid ja raketihoidjad ja asjad. Isegi niimoodi ka.
aga noh, Allar võiks helistada Leedu tenniseliit oskab kindlasti nõu anda, et nad siplesid kuni viimaseni, et mitte sõita või siis mängida kuskil mujal, aga ITF oli küllaltki konkreetne, ütles. No Allar kuulab meie saadet, saab eksperti nõu ja päris oma automaatoreid sinna tõenäoliselt ei saa saata, aga jah, tennisestaadionil olid peal sõjaväeline kaitse niimoodi, et ja igal pool loomulikult, kuhu nad siis automaatorid ees, automaatorid taga. No seal oli veel mingisugune väikene teoreetiline võimalus, et mis puudutab näiteks Ameerika viisa saamist. Ma saan aru, et see on maas, et seda vist ma saan aru, et see takistus seda probleemi ei ole. Seda probleemi vist ei ole. See oli hästi suur oht. Kui mängijale tuleb pärast selline oht näiteks, et seal on teatud riikide nimekiri on, kus USA ei taha. Seda sa ka ei taha, eks ju, sul on pärast tuur rikutud, mis sa teed. Aga kuidas see, täpsusta natuke, et kuidas siis see oht nagu ära langes, et üldiselt on ju teada, et kui sa pead on ju mainima, kus sa oled käinud ja kui sa oled Iraanis käinud, see on nagu probleem, aga kas konkreetse selle juhtumi põhjal on nagu see maas või miks? Ei, ma lihtsalt konkreetselt kuulsin Allari käest, et ta oli uurinud, et kas siis takistab pärast Ameerikasse viisa saamist, ütles, et ei takista, et seda probleemi ta on niimoodi, et sul läheb see ESTA saamine nagu raskeks, et see sa pead näitama, jah, täpsemalt. Tavainimene, kel kõik korras on, tuleb ESTA-st roheline tuli 3 minutiga, eks. Aga seal tuleb punane tuli ja sa pead seletama. Et miks sa seal käisid ja siis on tõenäoliselt see põhjendus lihtsalt, et see on natuke tülikas on muidugi. Minu arust siin on väga lihtne lahendus, toome selle matši lihtsalt Eestisse ja kõik midavad. No jah, aga alles see oli ju, kui Ukraina mängis Belgiaga siin Tallinnas. No see on natuke teine situatsioon. Situatsioon oli teine, aga selles mõttes, et varasemalt on Davis Cupis tehtud küll, et no selles mõttes ma loodan ka, et see ikkagi matš toimub. Ma arvan, et seal peab olema ka riigi enda nõusolek, ma usun, et see Ukraina-Belgia oli, et Ukraina nagu ise tahtis. Aga Iraan kindlasti ei taha, Iraan tahab mängida oma karukoopas ja meil ei ole nagu väga palju variante muud, kui sinna sõita. No jah. Meil on ainuke, mida ma natuke, kas sa Riho oled sellega kursis, et selle teema nagu joon alla tõmmata, et kas siis, ütleme, kui me sõidame, et siis sõidavad ikka kõik meie mängijad või seal on ka mingi, seal võib mingi väike võib-olla probleem olla, et mõni ei taha sinna, lihtsalt individuaalselt ei taha lihtsalt. No meil istus Mark Lajal sellel toolil, kus praegu on Alo, Lajal ei olnud väga vaimustuses. Ega vaimustuses ei ole keegi. Vaimustuses ei ole keegi, aga ma lihtsalt tahan öelda, et 99% ITF ütleb, et see peab toimuma seal, sellel kuupäeval ja kogu lugu. No praegu on nii. Ja kui te ei tule, ma tean lihtsalt, Leedu käis samasuguse pulli läbi ja siples, mis ta siples, käsk oli, ja kui sul on alternatiiviks tõesti, et sa siis ei mängi mingid ajad. Jah, aga võib-olla vaatame natukene seda seltskonda, kes seal Iraanil üldse on, et juhul, kui meil seal näiteks keegi ära kukub, oletame, et näiteks, ma ei tea, kukub keegi tiimist ära, et mis satsiga me üldse seal nagu võiduvõimalused on veel üldse Iraanis, ma ei teagi, Iraani tennisistidest ausalt öeldes väga ei tule. Kas Bahrami ei ole Iraanist pärit või? Ta ei mängi. Ei, no ta ei mängi, aga ma mõtlen lihtsalt, kui Iraani tennisest rääkida. Iraani esireket on Sina Mokhimi 1148. No see on selline ikkagi, et isegi kui võib-olla on mingisugune risk või näiteks kui keegi meil siin, ma ei tea, näiteks Mark kukub ära, et no teoreetiliselt me võiks minna ka sinna natuke nõrgema satsiga. Palju ta üldse mängib turniire näiteks seal, kui ta on Iraani tennisist või ikkagi mängib tuuril, ma mõtlen palju neid ITF-i turniire või? Et tavaliselt need tennisemängid ei pruugi oma koduriigis. See on samas, keda sa mainisid. Ta on 22 aastane, tal on 7 ATP punkti. Aga palju ta mängib, kui aktiivselt mängib, et see on ka üks nüanss, et kuidas neid punkte on kogunud. Äkki on hästi vähe mänginud. Vaatan neid activity ka, kas see on Iraani esireket mängis viimati Teheranis mängis, juunikuus mängis Teheranis turniiri ja jõudis teise ringi, täpselt. Ja enne seda mängis Teheranis ja enne seda mängis Etioopias ja Iraanis ja ongi kõik. No selge. Kogu hooaeg, seda näete, et see ongi tegelikult reaalsus, Ja jube hea, saavad jälle kodus mängida, eks. No täpselt ja mujal ei mängigi tegelikult, Nojah, eks see jääb siin õhku see teema, et joont alla ei saa tõmmata nagu eestikatel, aga et jälgime siis arenguid ja loodame, et ikkagi ei pea sinna minema. 12. koht paneme hooga edasi ja oleme sinna platseerunud sellise nime, võib-olla ei paneks, kui ta poleks hiljuti Eestis käinud. Ons Jabeur kaotas oma elu 3. slammi finaali, see oli üks kurb hetk Wimbledonis, kui Marketa Vondrushova teda 6-4 võitis ja nii nagu ka aasta varem, kui ta kaotas Rõbakinale ja aasta varem US Openil, kui ta kaotas Sviatekile, ei saanud Jabeur seda
slämmi võitu kätte. Sellest oli meil pikalt juttu ka Jabööriga üks-ühele intervjuul, mida ma tegin Tondiraba jäähalli jäähoki riietusruumis. Uisud jalas või? Ei olnud, aga üsna sürreaalne oli küll jäähoki riietusruumis teha maailma parima tennisistiga intervjuud, et küsisin, et kui palju sa veel talud neid kaotusi. Ta ütles, et ma olen usklik ja usun, et see pidigi nii minema, et ma pidingi 3 korda finaalis kaotama, et saada see 4. kord. Ja nüüd ta ütleb, et tal on nüüd uus ütlus, et 4 on kohtuseadus. Et see on väga raske ja südantlõhestav. Tulin läbi väga keerulisest tabelist, aga üritan leida asjades positiivset ja vaadata vaid helgemat poolt. Ja ta tunnetas ka seda ka, et kui ta võidaks, siis see oleks kingitus mitte ainult mulle endale, vaid ka mu riigile, perekonnale, inimestele ja inimestele, kes tahavad, et ma suure slämmi võidaks. Kas meie siin laua ümber tahame, et Ons Jabeur võidaks suure slämmi? Mina tahaksin. Mulle meeldib väga tema mängustiil. Et ta võib-olla ei ole nii klassikaline, jälle, ma loodan, et siin solved ei ole, ta ei ole klassikaline nii-öelda naiste tennise esindaja, ta mängib sellist mitmekülgset ja ütleme, seal on mingid nüansi, kus on natuke Ashley Barti moodi see mäng või seal Justine Henin oli kunagi või niisugune, et mitmekülgne löökide arsenal on võib-olla natuke kuskil jääb natuke võimsusest võib-olla veidi puudu ja see on see liikumise teema, aga ta loeb jälle mängu väga hästi, et tal on veel tegelikult, kui ta nüüd ütleme, need eesmärgid on, ta tahab, ta on näljane, eks on ju, et suure slämi turniiri vähemalt võita, et tal on veel näha, et seal ta saab lisada. Et ta ei ole nagu saavutanud mänguliselt, et nüüd on tal täiesti lagi ees. Mina küll tahaksin, et ma korra ütlen seda, et see, mis ta ütles, et 3 on kohtuseadus, no jah, kunagi oli selline maailma esireket, vahepeal mängis ka nii-öelda siis, kui veel ei olnud seda ATP profi, oli Ken Rosewall, kes ei saanudki kuidagi Wimbledoni tiitlit kätte ja siis vist üle 40 aastane või 39 aastaselt üritas veel 70-ndatel võita, siis Jimmy Conlersile kaotas, nii et ütleme, loodame, et Ons Jabeur ei ole selline tennisist, et ka 4. või 5. kord ei õnnestu, et mina küll väga tahan, et ta võidaks, ta väärib seda. Igal juhul on nauditav teda vaadata ja ta on nagu selline värske õhk natuke selles kõiges muus tennises. Kindlasti sellise mängustiiliga ongi raske finaale mängida, seks, et väga palju sõltub sinu enesekindlusest, kõik mis ta teeb, alates stoppidest, sliceidest, mida iganes. Väga-väga enesekindel peab olema, et hästi mängida, ilmselgelt mängib esimese ringi paremini kui poolfinaale ja finaale, aga paraku finaalides selline motoorne tennis toimib natuke paremini. Aga jah, mina usun ka, ma tõsiselt usun või loodan või asjad, ennem kui seal mõni noor hull tuleb, kes ma ei tea, seal Andreevad või asjad või nii edasi, lasta ikka 1 korra võidab kuskil. No kui ta rääkis keerulisest tabelist, siis jah, raskemat tabelit annab välja mõelda. 3. ringis Bianca Andreescu, 4. Petr Kvitova, veerandis Rõbakina ja poolfinaalis Sabalenka ja ilmselt need 2 viimast matši, mis 3-setiseks venisid talast viimased mahlad välja võtsidki. No, täiesti võimalik. Kõik asjaolu kokku, aga ütleme, eelmise aasta Rõbakina finaal ei olnud nagu tema poolt kõige parem esitus ja kui see aasta võib väsimuse taha minna, siis eelmine aasta kindlasti see ei ole ja kindlasti minu arvates oli ta soosik ennem seda eelmise aasta Wimbledoni finaali. Saame näha, ma ütlen veel kord, tema tennist on nii nauditav vaadata, et mina olen kindlasti tema poolt igal pool, aga jah, me oleme ühel meelel selles mõttes, et see tõesti, see mäng on kihvt on vaadata seda mängu. On küll, jah. Riho, tuli teil ka Onsiga jutuks Wimbledoni finaal? Jah, tuli küll. Mul oli suur au ja rõõm temaga isiklikult tuttavaks saada ja kohtuda ka nüüd siin selle Aneti matši ajal, aga ma ju mõlemad aastad Wimbledoni finaali ka kommenteerisin ja eelmisel aastal, kui Jelena Rõbakinaga see finaal oli, Rõbakin oli vist 22 või 20 hulgas, ta ei olnud, ta oli vist 22 äkki sel hetkel maailmas. Ja avasett juba oli Jabeuril, ülivalus oli vaadata seda, et ta selle matši kaotas, aga seda enam veel sellel aastal, kui hakkas pihta see praktiliselt veerandfinaal Rõbakinaga, ehk siis valitseva võitjaga, oli niimoodi, et ta kaotas esimese seti tie-breakis ja siis võitis teise ja kolmanda siis 6-4, 6-1 ja täpselt samasugune seis oli ju Sabalenkaga. Esimese kaotas tie-breakis ja siis võitis 6-4, 6-3, et peale seda, kui sa
Rõbakin ja Sabalenka oled alistanud ja sa lähed finaali maailma 42 vastu, no kõik kaardid on nagu olemas ja ta ise ütles ka, et ta tegelikult põles läbi finaaliks, et see oli emotsionaalselt nagu tohutult raske ja ma mäletan, mul endal tuli ka pisar silma, kui seda finaali kommenteerisid, aga jah, tema mäng on äärmiselt nauditav ja ma ei saanud ütlemata jätta ta Jaberile, ma ütlesin talle ka, et sa võidad selle Wimbledoni ja ta nõustus minuga, ta ütles, et ta võidab selle turniiri, nii et ta ütles, et see oli lihtsalt selline nagu Äkki läheb nüüd nii, et võidab Austraalia, Prantsusmaa ja USA, aga Wimbledoni ei võidagi? Stopp. Natuke pidureid. Käsipidur peale. Kui selle Jabur kuskilt ühe välja võlub, siis on juba super, aga jah, vaadates jälle ma kardan, et sealt on ja tulevad uued peale, noored tulevad peale, jah. Firtova ja seal on ju, kes on ju Kaufid ja Andreeva ja ärme Sviatekit maha matta ja seal see tekib, kui sa oled seal nagu, me jõuame Sviatekini ka siingi veel saates, aga ma ütlen, et see on see, et kui sa oled seal tipus ja suhteliselt oled kontrollid nagu mingi hooaja, no ikka tekib selline väike siuke mõõna selleks, et Jabur ühe võidaks, on vaja õnne. Tabel ja mida veel. Väga head tennist, paljude asjade kokkusattumist, aga ja mina pigem pakuks, et kui see järgmine aasta ei juhtu, siis see ei juhtu. Ja ma pigem pakuks, kui see juhtub, siis ikkagi juhtub muru peal millegi pärast. Aga miks murul? Ei, no see mängustiil, seal on see lõiked toimivad ja... Kas suudab selle nii lohisevaks selle palja? Jah, ma olen nõus, liival võib ka toimida, ütleme, et tema nii slaisid ühelt teiselt poolt, aga Allah ja abi on vaja igal juhul, et seal ei ole... Aafrika parim sportlane mitu aastat tagasi. Muidugi. Teeme väikse kõllipausi ja siis vaatame edasi, mis meil siin menüüs on. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Naiste tennisega jätkame, kui 12. kohal oli Jaburi kaotus Wimbledoni finaalis, siis 11. koht kuulub meil Coco Gaufile, kes 19-aastaselt kõigest võitis US Openi, olles siis Austraalias jõudnud vaid 4. ringi, kaotas seal Ostapenkole. Kuidas teil French Openil läks, jäigi mul hetkel vahele, aga tol aastal võitis ta esimese VTA 1000 tiitli Cincinnatis, alistas seal näiteks poolfinaalis Sviateki enda ja US Openi finaalis võitis ta siis 3 setis toonast maailma teist reketit Arina Sabalenkat ja sai temast esimene Ameerika teenager, ehk siis see ongi siis vanuses 1-19, ma eeldan, peale Serena Williamsit, kes kodusel slamil võitnud aastast 1999 ja hetkel on meil Coco Gauff maailma 3. reket. Prantsusmaa läksid teil veerandfinaalis Sviatekile kaotas. No, kogu maailm küsib, kas uus Serena on sündinud? Või on seda veel vara öelda? Ma ei tea, need on alati, need loosungid on nii, ma ei oska öelda, aga mulle meeldib nagu, ütlen ausalt, kui alguses, kui Gauff tuli niimoodi pildile, et noor mängija ja kõik, midagi, ma mõtlen isiklikult, midagi mul tema mängust nagu häiris või ma ei oska öelda, mis, siis nüüd, kui muideks üks väga äge mäng oli ju Wimbledonis, kus ta kaotas Keninile või? Kes on ka nüüd ei ole taastanud oma seda kunagist mänguvormi, aga see mäng oli hästi kvaliteetne, see oli vist avaringi mäng. See oli fantastiline, üks parema kvaliteediga mäng üldse see hooaeg võib-olla. See oli fantastiline mäng, ja huvitav, pärast Kenin nagu nii-öelda ei jõudnudki väga, eks on ju ikkagi lõpuks kaugele, aga see mäng oli, mul oli Gauffist tolles mängus, mitte et ma oleks kellegi poolt olnud seal, mul oli kahju, sest ma nägin mänguliselt, et see on potentsiaalne nagu Wimbledoni turniiri võitja võiks olla ja kukkus ja see loosi teema, eks. See oli praktiliselt nagu finaal, jah. Oli. Aga praegu mulle Gauffi mäng väga meeldib. Mis mulle meeldib see ka, et ütleme, see võrgus ikkagi võrku tungib ja jälle see mitmekülgsus, et ikkagi ei ole ainult, ma ütlen ausalt, mul ei ole Vondrussova vastu midagi, aga kuigi Vondrussova ka oskab stoppi lüüa ja kõik, aga midagi jääb seal nagu, ma ei tea, mulle, ta ei jää mulle nagu meelde. Ei jää nagu meelde, aga Gauffi mäng jääb ja vanust arvestades ega jah, ta
ta on suur, ütleme, kui me räägime Swiatekist jõuame pärast rääkida, siis kindlasti tema on selline challenge'i tegija, ütleme Swiatekile, et seal Swiatekil läheb nüüd natuke, hakkab raskemaks minema. Kaufiga seoses mul meenus sama podcast, mida ma hommikul kuulasin, et kus ameeriklased, seal erinevad eksperdid ütlesid siis oma aasta tipphetke ja New York Timesi ajakirjanik Matt Futterman loomulikult pani selle oma tipphetkeks, sest tema on suur Kaufi fänn ja tema tütred on suured Kaufi fännid. Ütles, et tal oli vaja kiiresti jõuda deadline'i oma selle looga, ega ta selle intervjuusid vist ei jõudnudki oodata, pidi tribüünilt kohe ära saatma ja raske oli kirjutada, sest pisarad voolasid. Emotsioonid olid valla ja lihtsalt niivõrd hinge läheb ameeriklastele ja eks meist keegi vist ei olnud seal tribüünil, et seal võis olla päris metsik meeleolu. No seda meeleolu oskab Alon ka varem podcastides kirjeldanud, et ütleme, see on selge, kui oma ja selline jah, nagu sa ütledki, selles mõttes ma sain nüüd sinu mõttest aru selle Serena teemal, et Ameerika või USA ühiskond vajab selliseid nagu staare või tippe, et neil on see kultus, eks on, ja nüüd nad loodavad, et tõesti tuleb nüüd nagu uus inimene, et see on see taustal kindlasti see moment, aga Kauf on ka ma ei oska öelda, ma ei ütle, et ta on ka, kui ütleme, kui kõik see olek ja on, ja ta on ka ikkagi suhteliselt nagu loomulik. Ma ei näe seal sellist, mulle alati meeldivad need sportlased ja kui nad ju, kes on tipus, kes nagu säilitavad sellise, mitte et nüüd teised ei ole inimlikud, aga kuidagi seal ei ole seda kunstlikkust. See mulle alati meeldib, see võib muutuda muidugi aastatega, et ega kui sa oled tähelepanu keskmes, sa oled sunnitud tegelikult, et mitte selle surve all olla, me teame, Swiatekil on ka terve tiim, mõnes mõttes ka Anetil oli see hästi on paigas olnud, kuidas see suhtlus ja kõik asi käib, sa vajad seda lihtsalt, sest muidu sa satud selle tohutu laviini alla ja sul on väga keeruline mentaalselt hakkama saada. Jah, neid näiteid on ju küll olnud, Raducanost ja asjad ja nii edasi, et kui... Kadunud põhimõtteliselt. Jah, ei ole kadunud. No päris ei ole. Instagram, Facebook kogu aeg. Inglismaa meedias hoiab väga detailselt tema ma arvan, see ongi tema tee. Pilte ja elukirjeldust tuleb peaaegu et igapäevaselt, aga tennise tulemused on kadunud. Nagu omal ajal Anna Kurnikova, kuigi ta ei võitnud, eks on ju, Kurnikova finaalis olnud vist korra, eks on ju, aga see on midagi analoogset. Võimalik. Jah, Kaufi puhul tuleb, nagu siseneb sinna tippu step by step, mis iseenesest on hea. Et oli siin, kui ta 15 oli, Wimbledoni üks flash on ja siis aeg-ajalt kogu aeg head tulemused. Nüüd see aasta kvaliteedi uus hüppe, eks, 19, whatever, järgmine aasta tuleb põnev aasta ja selles suhtes ongi, meil tuleb teema, et me rääkisime sellest naiste kolmikust, ei ole kolmik, on ju, nelik on vähemalt, aga pigem ma julgen siin vaadata, et siin kõiksugu asju juhtub. Ja Swiatek on erijutt veel, seal ma arvan, lisab ka veel pöördeid. Aga mismoodi Kauf mängib, mis tema trumbid on? Ma mäletan, Kaia põrkas tema vastu ühel hiljutisel French Openil. Seal ta tappis siis kõrgete pallidega Kaia ära. Vaata see ma arvan, et see kõrgete ja madalatega ja see minule võib-olla juba esimest korda, kui ma Kaufi nägin, kui ta, ma ei mäleta, millal see võis olla esimene matš, kui ta mängis, aga vaata algusest peale kuidagi kui sa kuuled, kuidas ta analüüsib ja räägib tennisest, kui matš läbi saab, ja kuidas ta nagu saab sellest tennisest aru, nagu tennist mängitakse ju vastase vastu, et sa pead kohanema, sa pead olema intelligentne, sa pead aru saama, mis toimub ja Kaufil on kõik see nagu olemas. See on see X-faktor, mis temas on olemas, et ta mängib nii nagu vaja on. Ja ma arvan, kui ma praegu pakuks teile siin kihlvedu, et Kauf tõuseb maailma esireketeks, siis keegi vist kätt ei tahaks suruda, aga ma arvan, et mina ei kahtle. Aga kihlvedudest rääkides tooma koka. Ma olen täiesti kindel, et ühel hetkel on maailma esimene. Mina absoluutselt selles ei kahtle, et... Sama kindel, kui et Jabur võidab Grand Slami või? Et see Koko Kauf ja sa tood koka. Jah, tahad kihle vedada või? Ei taha, eks ju, et see on punkti vahel nii väiksed. Ja muidugi ei tasu ära unustada, et seal on väga kõva kogemusega taustajõud Brad Gilbert nüüd tema juures, mis on väga-väga oluline faktor. Psühholoogiline ja kogu see taktikaline pool. Ja see muudatus oli suhteliselt kohe ja millal ta Brad Gilbertiga koostööd alustas? Ja aasta alguses kuskil vist. Tal pendeldasid need treenerid. Aga see ei ole väga pikk koostöö, see on mõned 10 kuud kestnud võib-olla, ma umbes pakun, aga Grand Slam tuli kohe sügisel, et selles mõttes see on väga-väga positiivne näite kindlasti Kaufi kohta, et tal on selline inimene seal selja taga ka veel.
aga unustasin mängu välja, otse Brad Gilbertist tuli juttu. Siin sügisel ühel mängul oli ka näha, täiesti lõpp, mul ei tule praegust kiiruga meelde, et Kauf kellega mängis, aga igatahes otsustava seti lõpp oli ja tegi 4 topeltviga äkki järjest või? Ja sellise näoga Gilbertit ma pole tribüünil veel näinud. ma ütlen, see oli nüüd alles, ma mäletan. Tema ei saa sellest aru, kuidas see võimalik. Kusjuures ma ütlen sul niimoodi, et ükskõik mis tasemel, ise siin oleme mänginud, ma ei saa ka vahest aru. Ma võin lihtsalt tuua, ei ole see nii oluline võib-olla iseenesest, aga just see loogika, et ühes mängus siin aastaid tagasi mängisime paaris mängu näiteks ja profisetini 8 game'i võiduni. Juhime 6-1, 30-0 ja minu partner teeb 4 topeltviga järjest. Tuleb 6-2 ja me kaotame lõpuks mängu. Ja ma küsin, et mis sul juhtus? Ja ma olin närvis. Ma ei saa sellest aru. No okei, seal võib-olla sellest olles mängus oli nagu pingelisem, et see on, nagu Alo ka ütles, et ja Brad Gilbert tõenäoliselt samamoodi, et kuidas siukene asi saab olla, aga jah, inimesed on erineva selle nii-öelda, ma ei tea, mentaalsus on erinev, kellel on see tugevam, kellel on see kõikumine suurem. Ja kes on sattunud lugema seda Brad Gilberti Winning Ugly raamatut, siis Brad Gilbert võib sulle 20 faktorit anda, kui sa palju õhkut, millega tuleb arvestada. See raamat on minu jaoks suhteliselt piibel. Ja see on ikka fantastiline raamat. See ongi võib-olla parim tennisemängija kirjutatud raamat. Ma kusjuures leidsin selle mängu üles. See oli Cancunis nüüd Sviatekiga. Ta oli teises setis 5-4, 15-0 ees. Ja kaotas 7-5. Üks asi, kuidas ta kaotas. Ta tegi 4 topeltviga järjest, siis tegi 2 tõrjeviga järjest, siis Sviatek eksis 1 ise kogemast ja 2 easy volleviga. Vot seal oli Gilberti nägu mängus, et sellest raamatust pole abi olnud mitte 1 gramm. Ta pole lugenud võib-olla treeneri raamatut veel. Ilmselt küll. Okay. Aeg on lühike olnud. Olgu, see oli siis Coco Gaufi 11. koht. Tuleme natukene Eestile lähemale, aga päris Eestisse siiski mitte. Soomlaste edu Davis Cupil oli ikka üks ulme asi sel aastal ja soomlased Davis Cupi poolfinaal. Kuidas see juhtus? Juhtus niimoodi, et aastat alustati veebruaris selle alagrupi turniiriga. Ja qualifying round on siin kirjas. Argentiinat võideti 3-1. Argentiinat oleme meiegi naistega võitnud. Siis alagrupi turniiril kaotati kõigepealt Hollandile, aga siis võideti Horvaatiat ja USA-d ja kõpsti finaalturniiril Malagas. Väga ilus koht, käisin alles hiljuti. Ja Kanadale veerandfinaalis 2-1 ja Austraalial tuli paremust tunnistada 0-2, aga Soome ja meeskond poolfinaalis, mis me ütleme selle kohta? No mina ütleks kõigepealt seda, et Jarko Nieminen teeb ikka fantastilist tööd, teades nagu Jarkot kui hingega ja kui südamega ta seda asja teeb. Ja ma vaatasin just finaalturniiri ajal ka, kui sa näed, et seal tribüüni peal ei ole mitte ainult mängijad, vaid seal istuvad alates Henri Kontinenist ja ütleme see seltskond, kes seal selja taga, nad on suutnud oma kogu selle tennise kogukonna nagu nii ühtseks muuta ja teha. Me teame, et neil on head mängijad, loomulikult neil on ju tipus juba täna Ruusubor ja Otto Virdanen on imetennist mänginud ja loomulikult ka paaris mänguis Harri Eliovaara, aga ikkagi ma tahaks väga rõhutada, et see, mis Jarko teeb, see on nagu fantastiline. No minu jaoks on see, ütleme, et 2023 ma paneksin sellise kategooria alla võistkonnaspordi imede aeg. Alustame siin Läti pronksist, eks, Okis, siis Läti korvpall, mis toimetas. Ja mis Soome Davis Cupi etteruttavalt ma ütlen, et täna hommikul kogemata nägin, et 3000 piletit on juba müüdud, see on vist veebruaris või? Järgmine matš, jah. Portugal oli vist teil. Jah, Portugal. Ja. Et täna me oleme detsembri alguses, eks. Aga mis ring või mis maailmaliiga alagrupp või mis? Ei, see on see sama play-off, mis Argentiinaga oli. Okay. Sa pead iga kord alustama play-offist, siis ainult on 2 wildcardi ja eelmise aasta finalist ja võitja. Kas see tuleb talikeskusel või? Ei, see oli mingis muus. See oli väljas, kas see oli Tamperes või kuskil? Jaa, see on kuskil veel liigub ringi neil seal. Aga see selleks, ütleme, et see on müstika, et nende edetabeli kohtade asjadega Soome maailmaliiga poolfinaali jõudis. USA-t võitis ja Horvaatiat ja Kanadat ja nii edasi. Siis tegelikult märksa imeks pandavam on see, et kumbki
ei Virtanen ega Ruusuvoori kaugelt ei teinud oma parimat aastat. Ehk siis tulemused individuaalturniiridel, ütleme pehmelt öeldes, on kehvad. Ja siis järsku Davis Cupi mängud nagu on pull kuskilt välja lastud. See on meie vehklemisnaiskonna efekt. Individuaalturniiril Vancouveris kõik põrusid ja meeskondlikult või naiskondlikult kuld. Pigem vehklemises on võib-olla lihtsam põruda, et see käib nii kiiresti ja teed ühe vea selle asja. Ja samas ka vastupidi. Aga tennis on hooaja värk ja turniirid on igal nädal. Ja kui me vaatame Ruusuvoori Virtanen, tegelikult on suht kehva pool aasta mänginud. Siis olid veel mõlemal Talis olid vigastused, Virtanen vist kukkus esimene ring, Ruusuvoori teine ring, eks. Ja siis kuidagi nad tulevad, muidugi mu vend oli seal Davis Cupi finaalil, see, mis ta rääkis ja saatis mulle iga natukese aja tagant videosid, see on ikka haige, kui on saalis 8000 inimest, 7000 soomlast on. see on kuidagi see, et see esiteks see fännipagas ja muidugi Jarko on ise nii sümpaatne inimene, et ütleme, et ei ole vist ühte inimest Soome tennises, kellele ta ei meeldiks ja asjad ja nii edasi. Aga tegelikult ma ütlen mitte pehmelt, vaid väga see on ime. See on ime, mida Sommid see aasta tegid. Ma tahan sul lisada veel seda, et üleüldse nagu see Davis Cup on kuidagi seal on, kuigi nüüd see formaat on laias laastus ju muutunud, on ju see maailm, see tipu see, ja võib-olla lõpuks isegi see formaat ei olegi nii halb, kuigi alguses olime, kindlasti ma olin üks kriitikuid, aga Davis Cupis on ju selliseid storysid, kus, mida ma olen ise näinud, ütleme, kui oli Andrei Tšesnokov, oli Samplas tegelikult praktiliselt võitmas Moskvas, 6-4 otsustavas võitis ja viimane punkt oli nii, et Samplas viidi põhimõtteliselt, tal oli krambid, hakkasid vist ääremarjas või kuskil ja see plats tehti nii pehmeks kui võimalik, et Samplas ei saaks seal oma terad mängu, aga Tšesnokov tol hetkel enam ei olnud, ikka enam päris see, mis ta seal mõni aasta enne seda, aga kõik see möll ja või siis ütleme, kui Prantsusmaa Mathieu mängis, siis kui vist Venemaa võitis vist, jah, seal oli vastupidi. Jeltsin tuli tribüünile. Ei, aga ma räägin sellest, kui mängiti mitte isegi Moskvas, vaid mängiti Prantsusmaal. Ja ma räägin, Jeltsin tuli tribüünile. Ja, Mathieu mängis, oli jälle Tšesnokov, mitte Tšesnokoviga, ta mängis... See oli juba järgmine, see oli kas Safin või Safin mängis Santoroga ja Kafelnikoviga äkki. Santoroga mängis Safiniga. See oli just keegi see ei olnud see päris nende esi. No seal varianti palju ei ole, Kafelnikov, Safin või Tšesnokov, aga Matthew ei saa Tšesnokoviga mängida, seal on vanuse vahe liiga. Ja ei saa olla, ja. Aga see oli hiljem, jah. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et ma mäletan seda mängu, seal oli ka 5 setti ja kunagi oli Itaalia, kes nüüd on ju võitis. Nad olid vahepeal olid seal finaalis, kui olid siuksed mängumehed nagu Andrea Gaudensi olid ja kõik. Nüüd vaatad, oli ka koosseis selline, et nad ei saa olla seal. Ja nad ikka Davis Cupis jõudsid. Arvestades, et omal ajal oli veel see 5 mängu. Kuni 5 mängu. Et see on oma, et ma soovitan inimestel, kui on võimalus vahest ülekandeid vaadata, et vaadake Davis Cupi. Siis te näete sealt seda sama möllu, mida näete, mitte võib-olla igas riigis, Eestis on natuke rahulikum kipub olema, aga te näete sama möllu nagu mingi Kossusaalis, mingit võib-olla Euroliiga play-offi või olulist mängu vaatate, et samasugune möll käib hallis. Ma soovitan vaadata. Üks hea näide mul tuli veel meelde, kui maailma esimene, teine, 3. reket kaotasid, kui vastasel ei olnud 100 mängijat. See oli, Prantsusmaa Eri Case on ju, aga see oli lõpetav Leconte ja Biolin mängisid Agassi, Courier Samprase vastu. Need on kõik head kujud ausalt. Sampras sai 3 seti peale vist 4 game'i või alates servi üles või ise siis viled ja asjad. Prantsusmaa Eri Case veel Davis Cupiks. Ma tahtsin selle punkti lõpetuseks veel öelda, Alo, sa rääkisid, et Ruusuvoori tegelikult ei olnud hea aasta, mul tuleb meelde üks moment, see oli Madridi turniiril mängis Emil Ruusuvoori Carlos Alcarazi vastu. Võitis avaseti 6-2 ja me Toomas Leiusega kommenteerisime ja mõtlesime, et mis asi see nüüd on. Et Ruusuvoori põhimõtteliselt Alcaraz korjas palle. Ei, Ruusuvooril oli aasta esimesed kuud olid. Ja oligi ja siis me vaatasime, et oli veel suvest. Seal oli teises setis, ta oli ka murdega peal ja seal oli mingi ülimalt raske pingeline moment, kus kuidagi sai Alcaraz seal hambad taha, aga põhimõtteliselt oli siuke tunne, et teebki 2 seti Alcarazile. Et Ruusuvoori on tohutu potentsiaaliga mängija tegelikult. Tal ei ole see hooaeg tõesti nii hästi läinud ja ütleme ausalt, ega seal ju Davis Cupil ka ju Otto tõmbas seal välja väga olulisi matše, nii et aga
mida oli kihvt muidugi vaadata, ma ei tea, kas te sattusite vaatama, vaatasin Soome presidendi vastuvõttu, kogu tiim oli frakkides ja prouadega olid kõik siis vastuvõtul ilusti, kogu Davis Cupi tiim, et see oli ikka väga-väga uhke saavutus soomlastel. Ma isegi ei tea, eile või üleeile oli parima võistkonna valimine Soomes. Et kas sai või ei saanud, jah? Sai või saanud. Aga see on varianti. No, ei, ta oli see nominent. Jarko oli parima hoki ei saa olla, eks on ju. Hokil on kehva jah, ei saa olla. Kossus nad olid ka. Teemu Selane ütles vist selle lause tennisistidele, et me oleme ka Kanadat 2 korda võitnud. Et Kanadat on niikuinii võidame kogu aeg. Ja, muidugi. Eriti veel, kui mängiks muidugi kogu Kanada tipp, siis on juba raskem. Ei, ma arvan suht kindlalt Jarko saab selle parima treener, või äkki oli 14. Ma ei tea, see valimine on nüüd nendel päevadel. Teeme kiire guugelduse vahepeal, jah. Jah, et ma arvan, Jarko saab kindlasti parima treeneri ja võistkond saab. Jah, aga mida see tähendab? See näitab ainult seda, et kui me teeme tööd, ka väike riik on võimeline kõike tegema tegelikult. Soome ei ole ka suur riik, tennise mõttes ikkagi väga väike ja näed, mis toimub meeskondlikult. No väike riigil on... Ma tahtsin enne, ma ei lisanud seda, ütleme, et ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et Eesti, ütleme, kas fännlusega või selle riigi toetusega juhtuks sama asi, nagu ma oma silmaga, ma käisin ju seda hoki MMA finaali ja 3. kohta vaatamas. Kui ei olnud ühtegi transpordivahendit, kus ei oleks lätlased olnud, kus ei olnud ühtegi kohta saalis, kus ei ole lätlased olnud, väga paljud sõitsid kohale ilma piletiteta. Ei saanud veel sisse, olid õues, fännasid ja pubides ja asjad ja nii edasi. Seda, mis seal saalis toimus, no ütleme, et minu jaoks oli see mu elu spordielamus number 1. Sama pull vend ütles mulle, käis Malagas nüüd on ju, et võt pigem Eesti võistkondade puhul jääb, on küll kihvt Fed Cuppe olnud on ju, aga seda, millega on ütleme nii Soome kui Läti nende suurte saavutustega kaasnenud see fänni või kogukonna või riigi see, ärme räägime, lätlased tulid ju, lendasid üle kesklinna lennukiga, ütleme, et sellised asjad, mis on, soomlased müüsid oma Hispaania mängud välja juba, ma ei tea, pikalt ette ja internetist osteti poolfinaali pileteid, ma ei tea, mis rahade eest, 400-500 eurot. Seal väga suur Soome kogukond elab seal Hispaanias. Aga lätlased Soomes ei ela. Ei, fantastiline. Pool Kalahondat on vist soomlased, aga okei. Aga ma tahan seda öelda, et tegelikult üks ala on kindlasti, kus Eestis on see asi paigas, on võrkpall minu arust. Et ükskõik, kuidas mängib meie võrkpallikoondis, on praktiliselt alati päris suur hulk inimesi ja no võib-olla omal ajal, ütleme, arvestades ala spetsiifikat, kergejõustikus jäävad see 10 võistluse fännid, aga ütleme, muus osas on kuidagi reservi on veel kõvasti. No Kossus ka tegelikult, kui nüüd EM-il me käisime, oli vahepeal selline tunne, et pool saali, kogu et ongi eestlased, et see, mis Itaalias eelmine aasta sügisel oli, et see andis ka sellise tunni, et tegelikult ütleme, meil on potentsiaali selles osas, aga võistkonnavõistlus tuleb ennast ületada lihtsalt, nii nagu lätlased ja soomlased. Tiimid ise, tähendab, me peavad ennast ületama ja tennises, ütleme, kui sa vaatadki neid edapeli kohti korra tagasi tulles, et meil on, mis on Eestis üldse võistkonna tiimi asjas on see, et me saaksime üldse oma parimad koosseisud, ütleme sama korvpall tegelikult, meil on ju päris hea praegu see nii-öelda potentsiaalne pink, aga kui me väike riigina ei saa ka, saame, ütleme, potentsiaalselt, ütleme, 10 mehest, kes peaksid mängima, saame kohale võib-olla 3-4, no siis on meil raske. No siin ma torkan vahele. Lätlased ei saanud oma parimat kossumeeskonda. Ei saanud parimat oma hokivõiskonda. Sama probleem mingis mõttes, aga ütleme teistel riikidel olid ka sarnased mured. Aga lihtsalt meie võiksimegi, see oleks üks koht, kus üritaks, et ma saan aru, et Kossus treener ju käiski. Ja mulle tuleb selle jutu peale ikka kohe meelde, nagu see võib-olla, vaata, et võib-olla Eesti spordi ajaloos üldse üks kõige suurem ebaõnnestumine võistkondlikult on ikkagi see, et me ei suutnud ära kasutada seda aega, kui meil oli Anett ja Kaia koos. Ja see aeg oli pikk. Ja see aeg oli pikk ja me oleks võinud saavutada kõike. Ja me lasime selle lurri, et see on nagu ikka tennisele kõvasti tuhka pähe raputada, midagi teha. See kavad need vanad haavad. Jaa, no see on meeletu haav. No aga peab avama. See on paraku Eestis, mina arvan, 100 aasta võimalus. Ma arvan ka. Et meil, kas meil üldse kunagi on tiimina on võimalus sellist asja? See, et ütleme, mängu tasemelt 2 maailma 10-15 mängijat.
aga sinna 2 olümpiat jäi ka vahele. Absoluutselt, no seal samamoodi oleks võinud kõike juhtuda, kui oleks teoreetiliselt tüdrukud ka spetsiaalselt harjutanud näiteks paarismängu ja oleks käinud, kõik oleks võinud juhtuda, absoluutselt kõik oleks võinud juhtuda seal. Aga eriti just Fed Cup muidugi, sellest on nagu väga-väga kahju. Sellest on väga kahju. Väga kahju. Aga ma teen nüüd sellise ettepaneku, et sellega meie esimene saateosa lõpeb. Teist osa peavad meie kallid kuulajad ootama ei rohkem ega vähem kui nädal aega ja ma ütlen, et siin on veel Maiuspalu selles menüüs tulemas. Aitäh praegusest kuulamast! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.